Teeme läbi mõõtude kohandamise tasuta konto näitel. Selleks tuleb luua nullist õige mõõduga faile. Klõpsa fail, create new design. Nüüd vasakul pool on custom size nupp. Siia tuleb lisada vastavalt nüüd sellele, kas sa teed visiitkaardi 90x50 või 85x55. Meie näites me võtame USA mõõdule kõige lähedasema mõõdu, et oleks võimalikult vähe kohandamist. Ja klõpsame create new design. Selleks nüüd, et see sama mall lisada siia tühjale põhjale, on võimalik kasutada design otsingut ja neid märksõnu, mis on selle malli peal kirjas. Leiame selle sama malli. Klõpsa apply both pages ehk siis ta lisab mõlemad visiitkaardi põhjad. Teine variant, teeme siia 2 lisalehte, on otsida juba avatud mall, klõpsates projektide nupula. Ja kuna me oleme hiljuti kasutanud seda malli, leiame me siit selle USA mõõdu, business card US, ja saame ka siit lisada enda malli, teine leht, ja et selleks on siis 2 nippi. Kolmas nipp on ka. Kolmas nipp on selline, et tuleb tähistada malla. See malli tähistamisnupp, kui sa oled malli eelvaate avanud, on siin all Customize template nupp, mis asukoht on hiljuti muutunud. Lisaks saab tähistada ka siit. Kui hoiad kursorit disaini eelvaatel, siin üleval on selline täheke. Selle tähekese ilmumine võib vahel võtta natukene aega, aga vaatame, kuhu ta tuleb. Klõpsa jälle projektid. Kerime allapoole, me peame siin ülevals filtris vajutama veel all nuppu ja siin on start kaust. Ning võime niimoodi ka meeldivaid disaine tähistada ja hiljem enda kujundusse lisada. Paneme need ükshaaval, et siis võrrelda, milline disain sulle kõige rohkem meeldib. Ja kontrollime mõõtu, fail 90x50 ja vaatame korra veel, kordamine on tarkuse ema, vaatame, kuidas lisandus lõikejoon, kuidas me seda kontrollida saame. File, settings, show rulers and guides on siin hetkel automaatselt peal, millega me saame siis joondada erinevaid asju. Visiitkaardi puhul see ei ole oluline, see on oluline pigem moldikute puhul. Küll kipun ma mõõtma seda turvatsooni, et ma enamasti nii suurt turvatsooni ei ole jätnud.